avas. Nii, tere kõigile. Rõõm on kõiki näha, kes siia on tulnud. Täna rääkima sellisel olulisel teemal nagu meie soolestiku tervis, ehk siis terve soolestik. Ja mul on suur rõõm, väga suur rõõm, et Külli tuli meiega rääkima ja kogu see mõte tekkis tegelikult ühest jutuajamisest, kus Külli rääkis minu jaoks väga-väga huvitavat asja, mis on iseenesest väga-väga loogiline ja täiesti, ma ei ole ise selle peale lihtsalt tulnud. Ja ma olen väga tänulik, et Külli tuli ja et Anneli Elo ka oli nõus tulema, nii et saame rääkida tervest soolestikust. Kuna see on siis nagu vestlusring, siis võib küsimusi küsida jooksvalt. Ärge vahele segage, kui jutt on poolel ja küsimusi võib küsida, võib ka sinna kommentaaridesse panna, et seal saab kirjutada chati, et siis on hea nendele küsimustele vastata. Ja Külli, võib-olla sa räägid endast natukene? Ja, kindlasti räägin. Ma jätan ikka prillid, siis ma näen teid paremini. Et tere kõik head inimesed, kes te olete täna õhtul võtnud vaevaks siia reede õhtut tunni võrra meiega koos veetma. Minu nimi on siis Külli ja nagu Svea ütles juba, et ühest vestlusest kasvas meil mõte teha tänane vestlusring ja rääkida tervest soolestikust. Kõigepealt ma tahaksin tänada Koralliklubi, kes on meid leidnud või kelle oleme meie leidnud, kellel kuidas see story on olnud, aga mina igal juhul tänan Koralliklubi, et ma sain läbi veefiltri otsingu Koralliklubist maailma kõige väiksema veefiltri, mis ka samas mineraliseerib vett ja läbi selle ma olen kasvanud Koralliklubis nende toodete tarbijaks ja kuna ma töötan massöörina, siis mul on väga kerge inimesi aidata läbi Koralliklubi toimivate toodete ja Koralliklubi poolt koostatud tootekomplektide erinevate tervisehäirete puhul, siis on väga hea kombineerida toidulisandit ja massaaži. Ja paljud inimesed saavad sellest abi ja saavad ka teadlikuks, sellepärast et Koralliklubis meie saame väga palju abi enda tervisele ja väga palju ka õpime läbi nende toodete ja õpime ka õpetama teisi inimesi läbi oma kogemuste. Selleks on meil teatud reeglid antud ka ette, kuidas me seda teeme ja meie suurepärane tervise kontseptsioon on koostatud siis doktor Olga Butakova poolt, kellel on ka eesti keelde tõlgitud raamat Tervise saladused, kus me saame algteadmised oma keha kohta ja keha toimemehhanismide kohta, mida meile koolis ei õpetata. Ja täna me valisimegi teemaks terve soolestik, kuna terve soolestik on Koralliklubi üks komplekt, kus on tooted, mis toetavad meie soolestiku toimimist, kas siis probleemse soolestiku korral või ka siis, kui ta veel ei ole probleemne, aga aeg-ajalt esineb häireid olenevalt siis, kui tundlik meie soolestik on. Ja kuna see teadlikkus on ülioluline, et siis me võiksimegi täna nagu arutleda selle üle, et mis see soolestik on ja kuidas ta lihtsate sõnadega öelduna toimib. Et
soolestik ei ole ainult mitte need torukesed seal kõhus, et kõik teavad, seal on peensool ja jämesool, tegelikult terve soolestiku alla kuulub terve seedesüsteem, mis algab siis suust ja lõpeb meil pärasoolega, kus siis alguses tuleb toit sisse ja lõpus lähevad jääkained välja. Aga mis seal vahepeal toimub, vaat sellest keegi ei räägi ja sellest me saame teada alles siis, kui me oleme kogenud mingit terviseriket ja oleme sunnitud pöörduma arsti poole, sest arvame, et arstid on targad ja ravivad meid terveks. Tänapäeva elu aga on näidanud, et ei ole alati nii lihtne see nende medikamentoossete ravidega ennast terveks teha. Igal tabletikesel on oma kõrvalmõju, millest väga palju arstid ei räägi ja mida inimesed ka võib-olla ei viitsi või ei loe, et usaldavad lihtsalt arsti. Ja siin ongi see koht siis mõtlemiseks, et kas ma tahan olla teadlik oma kehast ja oma soolestikust, et kuidas ta toimib ja kuidas probleemid seal tekivad ja miks nad tekivad ja kuidas neid probleeme lahendada. No lühitutvustuseks ütlen siis, et seedimine algab suust, siis tuleb söögitoru, siis tuleb magu, siis tuleb 12 sõrmiksool, siis tuleb peensool, jämesool koos käärsoolega ja lõpus on siis sigmasool ja pärasool. Et kui nüüd seedeprotsess algab suust, siis alati peab mõtlema, et mis seal edasi toimub. Tänapäeva kiires elutempos inimesed söövad liiga kiiresti. Tegelikult sööma peab aeglaselt ja mälumine on ülioluline. Et kui me neelame suuri toidupalakesi alla, siis nende seedimine ei pruugi lõppeda 100% seedumisega, vaid jääb palju selliseid seedimata toiduosakesi, mis hakkavad soolestikus roiskuma ja käärima ja tekitavadki esimesed sellised probleemid, mis on lühiajalised, lähevad mööda ja inimesed arvavadki, et läheb üle ja siis ei tegele sellega. Aga need hakkavad korduma pika peale, mida vanemaks inimene saab, seda rohkem ta hakkab tunnetama, et üks ja teine asi ei toimi korrektselt. Nüüd, kui me selle toidupalakesed oleme alla neelanud, need peaksid olema näritud meil nii peeneks, et kõige suurem tükikene peaks olema 3 millimeetrit, mitte rohkem. Ja see toit läheb siis meil makku, maos on appeline keskkond, appelises keskkonnas peab see toit siis peenestuma ja see happe peabki selle toidu siis niimoodi ära loksutama seal, et ta on peenestunud ja on selline vedelas olekus, mis läheb 12 sõrmikusse, 12 sõrmikku ja maa vahel on selline, kuidas see eesti keel on, sfinkter, on see päästikklapp, kus siis aluselisest keskkonnast toit pääseb või appelisest keskkonnast toit pääseb aluselisse keskkonda ja aluselises keskkonnas siis toimub edasine protsess. See ei saa toimuda lihtsalt edasi nii, et ta libiseb alla, tal peavad olema need abimehed ja need abimehed peavad tulema kõhuna äärmest, kust tulevad siis toidu peenestuse fermendid ja tuleb sapipõiest siis sapipõiest sapijuhas kaudu sapphappe, mis aitab siis emulgeerida kõik rasvad, mis me oleme toiduga söönud. Väga sagedane probleem on sapi eritumisega, aga see on ülioluline. Kui sapipõis ei tööta, siis me võime öelda, et terve soolestik ei tööta 100%.
Kuidas seda sapipõid mõjutada, ma ütlen pärast lõpupoole, aga praegu ma liigun siit edasi siis 12 sõrmikusse, kus on see toidumass rikastatud sapphapete ja fermentidega ja liigub edasi peensoole poole. Nüüd peensooles on tugevalt aluseline keskkond ja seal on kõige tähtsamad protsessid, kus toitained peavad jõudma siis väikestesse veresoontesse. See peensool on selline keeruline, mitte tavaline torukene, ta on selline keerulise ehitusega ja suurte kohustustega organ meil. Peensooles on sellised hatud, mille vahel liigub siis see peenestatud toit. Ja see peensoole sisekeskkond on kaetud limaskestaga ja see limaskest peab olema selline libe ja õhukene, aga sageli söödud toidu tõttu meil see limaskest läheb liiga paksuks. Ja nüüd, kui need hatud on umbes nagu meie sõrmed ja siin sõrmede vahel on see limaskest, kus peab see toitainete imendumine toimuma. Ja kui see limaskest läheb liiga paksuks, siis seda imendumist ei toimu. Näete, kui see alumine osa on siis see paks limaskest, siis meil jääb ainult nii väike osa, kus me toitainet kätte saame. Siis see väärtuslik kraam, mida me oleme suust sisse pannud, see ei jõuagi meil üldse vereringesse. See ülejäänud mass liigub edasi lihtsalt sinna jämesoole poole. Ja jämesooles peavad ka olema omad abilised, kes aitavad seda massi liigutada. Ja nüüd ma tulen vahepeal tagasi vee juurde, et kui me piisavalt vett ei ole joonud, siis inimesed, kelle hüdratsioon on väike ja ei ole vee joomise harjumust, siis aegade jooksul tal tekib kindlasti kõhukinnisus. Kui ta on veel, ütleme, passiivse eluviisiga, et kas töö tõttu või mugavuse tõttu istub palju, siis seal jämesooles liikumine on väga aeglane ja kui seal ei ole piisavalt vett, siis see toidumass, mida me oleme sinna siis saanud toitumisega suunata, see hakkab sellest see jämesoole limaskest hakkab sellest toidust võtma ära vedelikku, sest me ei ole veega andnud sinna seda niiskust. Ja nüüd ta tõmbab toidust selle vedeliku ära ja kes on kõhukinnisust tundnud, siis ta teab, et tal ei käi kõht mitu päeva läbi ja kui mingil päeval käib läbi, siis tal tulevad sealt sellised imelikud pabulad või mis iganes või kellel on juba peensoole hatud nagu kahjustunud, siis sellisel inimesel tekib kõhulahtisus. Ja kõhulahtisus on ohtlik ja kõhukinnisus on ohtlik. Kõhulahtisusega need vähesed mineraalid ja vitamiinid, mis meil sealt tulevad ja muud toitained, need lihtsalt jooksevad, voolavad välja selle vedela massiga. Aga kui kõht on kinni, siis ei toimu seal sellist liikumist, see jämesool on passiivne ja iga selline toidukord, mis sinna seisma on jäänud 1-2 või mõnel isegi rohkemaks päevaks, see mass hakkab seal roiskuma, kuna meil terve soolestiku sisetemperatuur on ligi 40 kraadi, siis see roiskunud mass liigub seal aeglaselt ja kui ta ükskord välja pääseb, siis ta on jõudnud juba oma sellised negatiivsed tagajärjed jätta sinna, sellepärast et tal oli aega seda teha. Ja kui välja tuleb, siis seda võib-olla on ka kõik inimesed tundnud ja minu praktika näitab, et inimesed arvavad, et väljaheide peabki pahasti haisema. Tegelikult, kui meie soolestik on korras, siis väljaheide ei haise uriin, ei haise väljaheide.
kumbki ei tohiks olla pahalõhnaga, ei tohi ka olla pahalõhnaga higi, aga see ei ole täna teema. Ja siis on meil seal üks selline ülioluline tegelane veel Jämesoole lõpus on sigmasool, kuhu see toidumass liigub, kui ta on valmis väljuma ja see annab meile siis vegetatiivse närvisüsteemi kaudu informatsiooni, et nüüd on aeg minna tualetti külastama ja oma jäägid välja laskma seal. Et selline on see põhimõte lihtsalt lahti seletatult. Et nüüd ma tahan küsida, et kas kellelgi selle osa kohta tekkis küsimusi? Ei ole. Okei, mina liigun siis edasi. Et mis seal peensooles siis toimub, kui meil ta korralikult ei tööta, kui seda lima on palju, millest see limamass seal tekib? See tekib eelkõige sellest, et me sööme liiga palju ühekülgset toitu. Näiteks inimesed arvavad, et nad söövad väga tervislikult, kui hommikuti keedavad kaeraputru ja hommikuti inimesed söövadki tavaliselt, enamus inimesi sööb kaeraputru. Tegelikult kaer tekitab ka lima ja kaeraputru võiks süüa mitte tihemini kui 3 korda nädalas. Et siis ta ei jõua nagu ülemääraselt seda lima tekitada sinna. Mis veel tekitab lima, tekitavad piimatooted kõik. Välja arvatud siis, kes on piimajoojad või piimatoodete tarbijad, siis nemad võiksid loobuda rõõsast piimast ja kohupiimast. Need on 2 sellist otseselt, mis väga agressiivselt ründavad soolestikku. No kohupiim on selline, et see on selline tööstuslikult toodetud kohupiim. Inimesed, kes oskavad kohupiima ise valmistada, nemad võivad seda värskelt valmistatud kohupiima süüa küll, et see ei tekita nende soolestikus probleeme, aga just need poes müüdavad tööstuslikku kohupiima, neid ei maksaks väga tarbida. Et paljud söövad kodujuustu. Kodujuust on selline natukene leebem, aga seda ei tasuks ka süüa võib-olla, kes on harjunud sellega, et ei tasu korraga loobuda, aga vähendada ja siis võiks ta olla niimoodi aeg-ajalt, kui stress tekib, et ma ei ole seda kaua saanud, siis ühe korra võib ju lubada. Et see ühekordne patustamine ei tekita probleeme, aga kui me pidevalt tarbime valesid asju, siis 40. eluaastaks ei tasu loota, et soolestik väga heal järjel on. Nii, siis mis meil veel seal seda lima toodavad? Lima otseselt ei tooda nisugluteen, aga nisugluteen aitab sellel olemasoleval limal seal soolestikus muutuda selliseks kleepuvaks ja paksuks, et see takistab toitainete imendumist jälle. Et miks me oleme tavaliselt, kui me sööme mingid kas pitsat või jahutooteid, siis me tunneme alati väsimust, kas või pastat süües või pitsa, just noored kurdavad, et kui söön pitsat, siis tahaks kohe pikali visata. Et see on selle nisu söömise oht. Muidu nisu nagu otseselt nii ohtlik ei oleks, kui ta ei ole geneetiliselt muundatud nisu, mis tänapäeval müüakse. Et kui keegi ei saa loobuda, siis võiks tarbida seda kõvatera nisu ehk spelta nisu tooteid. Et see on natukene leebem ja see nii palju ei tekita kurja kui see tavaline nisu, mis poes on meil need eriti hea nisude nime all. Et siis võiks selliste asjade peale mõelda. Aga meil on soolestikus veel tegelasi, kes meid väga palju aitavad. Seal on need bakterid. Ja seal on üldse eriline keskkond, kus on lisaks bakteritele veel seened, viirused, seened, bakterid
ja parasiidid, mis on meil ka üks lemmikteema, aga sellest me täna pikemalt ei räägi. Ja need bakterid on sellised üliolulised tegelased, kes aitavad meil seda massi nagu assimileerida. Meil on selline toode koralliklubis, mille nimi on assimilaator, et see assimilatsioon ongi see, mis aitab seda toitu lõhustada peenosakesteks ja need viia siis sinna väikeste veresoonteni, mis on seal limaskesta taga ootel, et anna süüa. Aga need bakterid söövad sama toitu, mis meie sööme. Ja nüüd, kui meil on terve soolestik, siis terve soolestik mao normaalse või sellise tugeva happesuse korral ei lase läbi neid kahjulikke parasiite ja väärkehasid, võõrkehasid. Aga tavaliselt meil juba lapse eas rikutakse see mao happe tootmine ära, et kas lapsed saavad liiga palju piima või saavad liiga palju saia söövad või sellist kiirtoitu, nagu tänapäeva laste menüüd on alati friikartul viineriga ja ketšup sinna juurde veel, et sellega see mao soolappe ei ole enam nii tugev. Ja kui see maahappe nii tugev ei ole, ta muutub selliseks vähem happeliseks. Maahappesuse norm on 1,5 kuni 2,5. Aga kui seda maahappet korralikult ei toodeta seal, siis ta läheb lahjemaks ja siis inimesed hakkavad tundma ebamugavust maos. Kas see toit tuleb üles või tuleb sellist haput maomahla üles, et seda on ka võib-olla paljud kuulanud, aga see ongi selle probleem, et see söögitoru klapp ei suuda olla suletud, kui see maahappe ei ole õige soolsusega. Et see peab olema 1,5 kuni 2,5 ja kui on lahjem, siis teate, et seal on probleem selline, et on vaja toitudega kuidagi reguleerida, et me ei söö sellist toitu, mis nõrgestab meie seedesüsteemi. Vabandust. Ja peaks mõtte lappama, et üks probleem on veel see, miks see maahappe tagasi tuleb või ka kõrvetised tekivad, on see, et me sööme sellist toitu, mis teeb meid loiuks. Ja paljud inimesed tahavad kohe peale sööki pikali saata. Et seda mitte mingil juhul teha ei tohi, sellepärast et me viskame peale sööki pikali, siis see niigi nõrgestatud söögitoru ümarlihas ei suuda olla suletud olekus ja sealt hakkabki imitsema tagasi pikali olekus seda toiduga segunenud seedemahla. Et selles osas ma kutsuks kõiki valvsusele, et katsuge natuke aega üleval olla ja kui on magu juba natukene kannatada saanud või ei tööta hästi, siis peale sööki võiks alati käed üles tõsta ja lihtsalt istuda selles asendis. Et sellega te sirutate oma mao välja korralikult ja söögitoru, et sealt söögitorusse ei teki neid lingusid, kuhu toiduosakesed jäävad ja ei teki kõrvetisi ka. Nii, siis sapipõis. Sapipõis on selline tegelane, mida siis maks toodab meil sappappeid, sappapped voolavad läbi sapijuhade sinna sapipõide ja sapipõis peab laagerdama selle sappappe ära ja vajadusel, kui inimene sööb, siis ta saab ajus signaali, et nüüd on toidus rasvaosakesi, palun andke meile sappappeid. Siis sapipõis avaneb ja laseb oma
juhast seda sapp-hapet sinna 12 sõrmik soolde ja ta teeb seda koostöös kõhunäärmest tuleva juhaga, kust tulevad siis fermendid ja kust tulevad suhkruid ehk süsivesikuid lahustavat hormoon, mille nimi on siis kõigile teada insuliin. Nüüd, mis juhtub selle insuliiniga, kui inimene sööb liiga sageli? Ütleme niimoodi, mõnel on selline harjumus, et ta sööb kõhu täis ja siis ta ei suuda vastu panna igal pool, kus on midagi näksimist, tal käsi läheb ja pistab iga hetk midagi suhu. Ja organism on kogu aeg ärevil ja valvel, et ahah, toitu tuli, jälle pean andma insuliini sinna natukene ja seda insuliini koguneb verre liiga palju. Nüüd on segaduses vereringe, segaduses on kõhunääre toodab liiga palju, verering ei suuda seda neutraliseerida ja nüüd meil jääb see liigne insuliin sinna vereringesse hulpima. Ja mis see siis meiega teeb? Ta teeb seda, et keha on segaduses ja ta ei suuda seda suhkrut neutraliseerida ja need suhkruosakesed ladestuvad meil igale poole nahaalustesse, kudedesse ja muutuvad rasvadeks ja need rasvad muutuvad sellisteks mügarikeks, mida tänapäeva teadus nimetab tselluliidiks. Ja siis inimesed teevad igasuguseid imeasju ja hõõruvad endale sisse imekreeme, mis selle tselluliidiga võitleb. Tegelikult sellega ei anna mitte midagi muud teha, kui tuleb oma seedetrakt korda seada, aga mitte määrida igasuguseid asju endale, mis sisaldavad ka lisaaineid ja teevad meid ka naha kaudu haigeks, sest ka naha kaudu toimub meil ainevahetus. Nii, siis kõhunääre ja sapipõie. Vaat see sapipõiega on veel selline lugu, et see sapijuha kipub minema inimestel väga tihti spasmeerub ehk siis läheb nagu pingesse. Ja miks ta pingesse läheb? Sellepärast, et meil on ülemäärast stressi liiga palju, terve keha läheb pingesse. Inimesed ei oska lõdvestuda, nad otsivad jälle selliseid kunstlikke lõdvestavaid abivahendid, kes kasutab alkoholi, kes kasutab tubakatooteid, kes kasutab narkootikume, kes lihtsalt hakkab sööma. Et igal inimesel on see erinev, aga mõnel inimesel kaob üldse igasugune isu ära, et ta lõpetab söömise ja joomise täielikult ära. Aga see on väga ohtlik soolestikule. Sest soolestik on meil selline organ, mis ei vanane. Tema on nii lastel kui täiskasvanutel ühtemoodi. Ta haigestub, aga ta ei vanane. Ja kui ta on haigestunud, siis ta on traumeeritud otsast lõpuni. Et meil süda ka ei vanane, aga ka süda haigestub. Et see on kõik meie eluviiside tagajärg. Harva, kui see on väike protsent, kui see on geneetiline mingi rikke, aga enamus on kõik eluviiside tagajärg. Ja et nüüd see sapipõis toimima panna, siis selleks mina küll soovitan väga, et inimesed tehke kas kiirkõndi või mingid rotatsiooniharjutusi, et see keha liiguks küljelt küljele ja ülevalt alla, et oleks söögitoru otse, et seda sapipõit natukene aktiveerida siis, või siis panete lihtsalt sõrmed, ma pean püsti tõusma, näitan kuhu, et kui meil siin on naba, siis see sapipõis on meil paremal pool. Näete, kui me vektoriga siia poole lähme, siis see osa sõrmest, siit te leiate selle sapipõie ja võite lihtsalt siia panna sõrmed ja hoida seda ja vajutada. Ja kui tahate enda sapipõid testida, siis te võite natukene sügavamale vajutada ja kontrollida, kas on seal natuke valus või ei ole.
et kui on valus, siis on juba selline krooniline sapipõie spasmeerumine ja iga toidu korraga võib juhtuda selline asi, et see sapipõis lihtsalt ei avane ja ei anna oma sapphappeid sinna 12 sõrmik soolde. Ja mis meil siis selle tagajärjel tekib? Selle tagajärjel tekib see, et see sapp jääb sinna sapipõide edasi ja sinna tuleb uut peale, aga seal põhjas on selline kristalliseerunud sapphappe, mis aja möödudes muutub sapikivideks. Ja kui me veel vett ka ei joo, siis meil ei ole mitte millegagi uhkustada, et me sapi eest hoolt kanname. See on ülioluline on seedimisel sapphappe, et see sapipõis töötab alati, aga just, et see sapijuha oleks lahti ja annaks õigel ajal sapphappeid sinna 12 sõrmik soolele. Nii, ja siis on veel, et kui me tunneme, et meil on ka kõhupuhitused ja kui toitis seedu ära, kui me näeme oma väljaheites seedumata toiduosakesi, siis meil on 3 varianti. Kas meil ei jätku seedesüsteemis baktereid, kas meil ei jätku ensüüme või ei jätku kiudaineid. Ja nüüd me peame enda peal katseid tegema, siis katse-eksitusmeetodil selle kindlaks tegema, et alustame kõigepealt siis fermentidega. Koralliklubil on selleks siis assimilaator ja on ka papaia olemas. Papaia küll on rohkem valkude lõhustaja, aga kellel ongi sapipõiega probleeme, siis võibki seda papaiat imeda 2-3 tabletti enne sööki, et siis neid seedemahlu natukene ergutada. Aga see assimilaator on küll meil üks imetoode, mis aitab meie seedetrakti väga suurel määral. Et isegi, kellel on juba kauaaegne gastroenteroloogiline diagnoos pandud, siis need saavad ka kergendust väga kiiresti. Ja kui tundub, et selle assimilaatoriga nagu väga midagi ei muutunud, siis läheme edasi bakterite juurde, proovime probiootikume ja meil on Koralliklubis väga hea probiootikum praegu saadaval on Superflora. Oli ja on praegu ka Bigurunga, mis tegelikult oli väga selline kerge omastatavusega, aga kahjuks seda praegu saadaval ei ole selle Ukraina sõja tõttu, et Venemaalt on siis see kaubaartikkel nagu blokeeritud Eesti ja ma ei tea, võib-olla kõikidesse Euroopa riikidesse. Et praegu peame toime tulema siis Superfloraga. Ja muidugi siis kiudained. Kiudained on sellised, mida me peame saama köögiviljadest põhiliselt. No inimesed ei söö nii palju köögivilju kui peaks. Ei ole sellist harjumust tekkinud, et millegi pärast tänapäeva elustiil ei soosi juurvilja söömist, et on teatud grupid, kus süüakse siis ainult kas taimset toitu, aga see on väike osa meie ühiskonnast. Et siis tuleb proovida ka kiudainete lisamist enda toiduratsiooni ja kui nüüd ühendada, ütleme, kiudained ja need probiootikumid, siis ka assimilaator sinna kolmandaks juurde, siis te võite küll saada sellise elamuse, et te mõtlete, et ohoo, kas tõesti nii vähe oli vaja, et ennast kergemana tunda ja et enda välimus paremaks muuta. Et need, kes saavutavad nende toodetega nagu efekti, siis need näevad, et nende välimus muutub nooremaks, nende jume läheb paremaks, vistrikude teema
läheb väiksemaks, kellel see probleem on ja ütleme siis ka silm läheb selgemaks ja säravamaks. Et kes on kogenud inimese tundja, siis mina oma praktikas ütlen, et kui ma esimest korda inimest näen, siis ma võin teda välimuse järgi juba hakata hindama, mis tal viga on ja kui pikalt see on tal kestnud on ja mis ta valesti on teinud. Et see on selline üks huvitav tahk minu elukutse juures. Ja inimesed ei usu, nad arvavad, et ma olen selgeltnägija, et kuidas sa seda tead, kui sa üldse ei tunne. Et see on selline, ütleme, nagu põnevaks tegev käik minu juurde, kes minu juurde on sattunud, need teavad, et küsivad, kuidas see võimalik on ja arvavadki, et ma olen selgeltnägija ja mõni isegi selline naiivsem inimene räägibki seda juttu igale poole, et tema vaatab käe pealt ja vaatab näkku ja näeb kohe läbi, mis sul viga on. Et tegelikult see nii ei ole, et see on ikkagi meie anatoomia ja füsioloogia, mis ennast näitab ja annab informatsiooni, kuidas inimene elab, käitub, sööb ja tualetis käib. Et selline siis minu poolt jutt, et äkki kas keegi tahab midagi lisada või vahele öelda või küsida. Aitäh sulle, Külli. On tulnud 2 küsimust. Kristiina küsib, et aga kui sapipõit enam ei ole, et mida siis teha? Et rääkisid siin sapist ennem. No kui sapipõit ei ole, siis ei ole midagi teha selles mõttes, et siis tuleb juba leppida sellega, et sa oled selle otsuse teinud või on see olnud nii akuutne, et ei ole võimalik olnud teda säilitada, on ta ära võetud. Aga see ei tähenda, et meie maks sapphappeid ei tooda, sapphappeid toodab ikkagi ja need sapphappeid lähevad siis ilma laagerdumata otse sinna 12 sõrmiksoolde. Aga kui ta läheb ilma laagerdumata sinna, siis tuleb väga teadlik olla, mida mitte süüa. Et üks teema on see, et ei tohi süüa väga palju küüslauku. Ja teine on, et ei tohi väga pikalt paastuda. Et kui inimene, näiteks meil on see Colovada programm, seal on 4 päeva paastu, siis sapipõiega inimene peaks natukene mõtlema, kas ta ikkagi peaks tegema seda või valib selle Colovada Light, mis ei ole paastumisega. Või siis teha intervallpaastumist. Intervallpaastumine on selline, et ööpäevast 8 tundi sa võid süüa ja 16 tundi oled siis söömata. See 16 tundi jaguneb siis 8, et 8 tundi sa magad ja 8 tundi oled siis ärkvel söömata, mis ei ole üldse selline halb variant, et see on täiesti teostatav ja see on väga tervislik. Ja mis ma tahan veel siia lisada, mitte ainult opereeritud sapipõiega inimestele, vaid kõikidele inimestele, et kõik süsivesikud tuleb tarbida ära päeva esimesel poolel ja päeva teisel poolel minna rohkem sinna ketoonide ehk siis valgulise toidu poole, sellepärast et meie siseorganitel on oma energeetiline kell, mis kell mingi organ on aktiivne ja nad ei saa kõik korraga tööd teha, et kui üks puhkab, siis teine teeb tööd ja nii käib terve organism läbi. Ja sapipõis ja maks on aktiivsed meil just öösel. Sapipõis on aktiivne kella, kui ma nüüd väga mööda ei pane, ma arvan, kella 11-st kella 1-ni ja maks oli kella 1-st kella 3-ni. Aga samuti osaleb ju meil energeetiliselt ja hormonaalselt
see teeb töös ka kilpnääre ja kilpnääre on aktiivne kella 8-10, nii et see on kõik see õhtupoolne aeg ja kui on võimalik, siis peale kella 7 üldse mitte süüa, sest meil kõhunääre läheb kell 7 magama ja tema on siis puhkab kuni hommikuni, nii et tema on niisugune hommikuinimene ja mitte hommikuinimene, vaid hommikuse vahetusega, ütleme, ja siis hommikul on ta valmis jälle inimese jaoks tööd tegema. Kas vastus oli ammendav? No Kristiina kommenteerib ainult, et see otsus oli elu ja surma küsimus, et sellepärast tuli loobuda sapi. Ja, see on tihtipeale nii. Ja. Ta läheb nii valusaks, et ei ole võimalik enam. Vahest ta läheb lõhkeb ka. Jaa. Minul on üks küsimus, et kui see sapi juures on, ma tean, et seal on üks küsimus veel, aga kui see sapi juures praegu teema on, et sapi kivid, eks ole, et tihtipeale ju mina tean, et räägitakse, et nendest ei ole võimalik ise lahti saada, et peabki nagu sapi ära lõikama, et nii räägib meile see tänapäeva meditsiin. Samas ma olen nagu kuulnud, et inimesed siiski on sellest lahti saanud, et kuidas äkki, kas sa oskad seda kuidagi kommenteerida? Jaa, oskan küll. No kui need sapikivid on väga suureks läinud, siis tekibki selline akuutne probleem, et seal on tekkinud juba põletik ja mitte nende kivide suuruse pärast ei teki need valud, vaid selle põletiku pärast tekivad valud. Ja pärast, kui on need kivid eemaldatud, siis inimene taastub veel pikka aega, sellepärast et see põletikuline protsess peab sealt taanduma. See põletik jääb sinna pikaks ajaks veel. Ja sinna põletiku ümber tahavad bakterid ennast sättida ja see bakterite tasakaal on seal paigast ära läinud põletikuttu ja siis see on selline pikaajaline taastuvprotsess. Arstid alati annavad siis ka mingi sellise dieedisoovituse, mida süüa, mida mitte süüa, kui pikka aega ja kui suured kogused süüa ja ma eeldan, et tänapäeval antakse ka veel soovitusi, kuidas nagu neid harjutusi teha sinna sapile või järele jäänud maksale, et need sapphapped sealt siis pressida sinna soolestikku sel ajal, kui vaja. Seda on mõistlik alati teha, selliseid rotatsioonharjutusi enne sööki. Ja on ka veel hea teha õhtul, kui lähete magama, siis voodis katsuge oma sapijuha läbi seal või sapipõis või ka see parempoolne roide äär, et ka maks on tänulik, kui teda natukene sealt vajutada või aktiveerida, sest teie jääte magama, aga tema hakkab tööle. Hommikul ärkate siis samamoodi, kes on võileiva inimene või paneb pudru peale võid, siis see on juba esimene rasva tarbimine ja siis võib samamoodi seda ärgates kohe endal vajutada selle sapijuha liini läbi kõrnalt või kes ei ole kindel, et ta õieti teeb, siis pange lihtsalt käsi siia natuke paremale nabast kõrgemale siis ja hoida lihtsalt, näitan, et pikali olekust hoiate siin selle piirkonnas ja lihtsalt koputate ja räägite oma sapijuhaga, et hallo, hommik, äratus. Mul on selline küsimus siia vahetada, et mida sa soovitad muidu hommikuks süüa, et kui siin oli Herkula pudrust juttu ja veel niimoodi võileivadest, et mida sina näed, mis oleks kõige parem hommikusöök üldse? No see on nüüd selline maitse küsimus, et igaüks on erineva toiduharjumusmustriga ja mõni ongi võileiva inimene ja sööbki ainult võileibu, aga tegelikult kui selle organite kella järgi vaadata, siis tegelikult rasvu võiks hakata sööma alates lõunast, et kui kell 12, siis palun tarbige rasvasemaid toite, võtke oomega 3, võtke kõik, mis sisaldab rasva, võtke siis te teate, et see omastatavuse protsent on
tunduvalt kõrgem kui see, mis te hommikul tarbite. Aga veel hommikusööki ma isegi ei tea, sest ma olen oma toitumisharjumusi nii palju muutnud 6 aasta jooksul, et mul nagu poest väga midagi osta ei ole, et mul on täitsa keeruline valida, et mina söön ka võileiba ja ma olen selline kohvisõltlane, et ma sellest hommikukohvist ei suuda loobuda ja ma tahan, et mul hommikul võtan aega, et mul oleks tund aega selle hommikuse kohvirituaali jaoks, et kui see kohvi valmistamine ja võileibade valmistamine, meelestan ennast siis algavaks päevaks ja siis ma nagu energeetiliselt mõjutan oma kohvi ja oma võileibu ja palun andeks, et ma olen selline üksluine sööja, aga mul praegu nende abivahenditega ikkagi ma saan hakkama ja mul ei ole seedeprobleeme enam. Kunagi mul oli diagnoos ka pandud, et mul on toiduseedimatus. Siis ma neid asju hakkasin otsima ja tegelikult nad ise tulid läbi selle korallivee minuni. Et kui asjad on sulle vajalikud, siis tegelikult kõik tuleb ise sinu juurde. Aga jah, kes on lihasööja, siis palun sööge liha, aga vältige sellist ikkagi kiirtoitu ja vältige neid lihalõikeid ja asju, et lihasööjatel on väga kerge, teete ühe suurema tüki liha ahjus ja lõikate seda leiva peale. Või kui leiba ei söö näiteks või ei soovi süüa, seal on pärmid ja nisud ja kõik tänapäeval lisad, siis sööge lihtsalt salatit ja seda võileiba, see roheline, maitse roheline ja rohelised taimed, köögiviljad on lubatud hommikust õhtuni. Okay. Ja kes tahab detoksit teha, siis sellist kergemat, siis sööge värsket kurki. Praegu on värske kurgi hooaeg ja värske kurk on tohutu hea keha puhastaja. Ja hüdreerib samamoodi, et kes on väike veejooja, et siis ei suuda palju vett juua, siis sööge kurki. Et kui arbuus on ka meil hea hüdreerija, siis arbuus tegelikult ta peseb organismi või nagu neeru läbi, aga kurk hoiab meie viirused ja bakterid ka tasakaalus. Okei, aga millal sa soovitaksid võtta seda high fiberit, kui me sellest rääksime, et mis on siis hea kiudaine allikas, et kas hommikul, lõunal, õhtul, kuna see oleks see kõige kasulikum soolastikule, kas koos söögiga, ilma söögita või vaheaegadel? No mina oma teadmiste baasil ütleks, et seda on hea võtta õhtul. Siis kui enam ei söö, aga ütleme siis nii, et meil on päeva jooksul söödud toidumass on soolestikus ja ta liigub sinna jämesoole poole ja kiudained töötavad jämesooles. Nüüd meil oleks hea, kui me saaks need kiudained õhtul sinna saata ja siis nemad läbivad kiiremini selle teekonna. See high fiber on juba nii peenestatud kujul, et ta liigubki kiiresti ja ongi tore, siis ütleme, kes on nagu õhtul natuke näljane, et see võtab sul näljatunde ka ära ja saadki ennast nagu sellise hõrgutisega premeerida. Ja jämesool ütleb sulle selle eest väga suure tänu. Küsin siis veel viimase küsimuse, mis on chati tulnud siin loengu ajal, et kui on hemoroidid, aga kõhukinnisust ei ole, et mida siis sa küll soovitaksid? Ma küsiks sellise täpsustava küsimuse, et kas need hemoroidid on noorel inimesel või keskealisel või vanemal inimesel? Aha, no ma loodan, et siis äkki tuleb vast. Ja. Või äkki soovib võtta nagu teha mikrofoni lahti, saab kohe ise küsida, täpsustada üle selle küsimuse küsija. Ei tule. Okei, siis ma räägin, et kui need on noorel inimesel või kui need on naisterahval näiteks
sünnitamise järel tekkinud, siis nad tavaliselt väga palju ei häiri, aga nad on võib-olla tulnud väljapoole, et siis nad mingis mõttes häirivad nagu emotsionaalselt rohkem. Aga kui nad on tekkinud sissepoole ja ütleme siis kas istuva eluviisi tagajärjel või siis üks põhjus on ka veel, kui on maks väga ummistunud, siis tekivad tavaliselt inimesel veenilaiendid, hemorroidid ja turses keel, inimene hakkab norskama. Ja siis tuleks tegeleda maksaga. Ja kui selle maksa saab nagu enam-vähem järje peale, see ei ole lühiajaline protsess, aga see töötab küll ja toimib, et siis need veenilaiendid annavad järgi ja ka hemorroidid annavad järgi, et nad ei ole nii valulikud. Nad on valulikud selle tõttu, et nad ummistavad seda pärasoole osa ja kui see mass tuleb sealt välja, siis nad lõhkevad, tekib väike veritsus ja inimesel jääb see päraku osa nagu kas valulikuks, sinna tekivad lisalõhesid või siis tekib selline mitte sügav haavand, aga siis hakkab nagu sügelema ja ei saa aru, mis seal toimub. Inimene arvab, et kas tal on ussikesed tekkinud sinna või mis probleemid on, aga need hemorroidid tekitavad jah selliseid erinevaid, see oleneb inimesest, kui vana ta on, kui kaua tal need on olnud ja kui suured tal need on ja millised siis need söömisharjumused on ja kas ta tarbib alkoholi. Tavaliselt, kes tarbib alkoholi, nendel enamus jaolt tekib ka see probleem. Okay. Ja ma loodan, et see, kes siis küsid, sai mingi vastuse enda jaoks, et ei ole rohkem. Ja loodan, et sai, aga mul on selline hea näide selle maksa ummistuse ja norskamise keele paksenemise kohta, et kuidas see alkohol seda mõjutab, et alkohol mõjutab seda läbi maksa. Ja kui me mäletame, kes on Nõukogude inimesed, kuidas seltsimees Brežnev esines, siis ta rääkis tal keel üldse ei töötanud, ta oli kogu aeg sellise umbmäärase kõnega. Et see on kõik liigsest alkoholid, sel ajal ju tarbisid kõik suured bossid väga suurel hulgal alkoholi. Nii. Okay. Siis on tulnud ja veel üks küsimus, et kui on hommikuti kõhugaasid, et kas see on normaalne või peaks midagi ette võtma? No, see jälle peaks natuke tausta teadma, aga kõhugaasid ongi sinna soolestikku jäänud seedimata toiduosakesed, mis roiskuvad või siis on söödud või siis inimene tarbib sellist toitu, kui tal on pidevalt need gaasid, tarbib sellist toitu, mis ei sobi tema soolestikule. Vahest on ka toidu talumatus. Näiteks sageli inimene sööb toortoitu ja arvab, et ta toitub väga tervislikult, aga tal on kogu aeg kas kõhupuhitus, gaasiprobleemid või kõhuvalud. Et siis see inimene peab teadma, et toortoit ei ole tema toit ja peaks seda köögivilja alati kergelt kuumtöötlema, et seda ei ole vaja keeta pehmeks, aga lihtsalt natukene aega töötlema, et saab sellise krõmpsuva köögivilja, aga ta on kuumast läbi käinud, siis neid gaase ei teki. Okay. Kui selle koha pealt on veel mingi täpsustav küsimus, siis võib kirjutada chati või avada mikrofoni. Aga sa enne mainisid, et sa nagu selgeltnägija võid peale vaadates ära öelda, et mis inimesel viga on. Kas sa oskad anda mõned sellised väga sellised tuntavad mingisugused näpunäited, et mida me võiksime siit tänaselt loengult kaasa võtta, et mida ma ise nagu võib-olla enda peal oskaksin märgata või et ka oma lähedaste peal siis võib-olla näeksin, et mingisuguseid selliseid ehedaid näiteid, mida sa võib-olla oled rohkem niimoodi kogenud inimestega töötades? No jaa, et ütleme, kui on turse näos nagu
kui te näete, mõnel inimesel kaob kael täitsa ära ja tal on selline ümmargune kuunägu. Et nendel inimestel soolestik ei tööta korralikult. Soolestikust välja pressitud need seedemahlad, mis peavad minema vere ja lümfiringesse, lähevad koos jääkainetega ja see ummistab meie lümfisooned ja tekitab lümfipeetuse. Inimene läheb tursesse, see ei pruugi olla ainult näos, see on igal pool, see on seljas, see on kätel, käed, jalad, kõik võivad olla haaratud sellega. Et siis esimene asi, millega tegeleda on need tursed nagu endast nagu kätte või eemaldada. Esimene nõue on muidugi kohe mõelda, et kas ma joon piisavalt vett. Ja kui vett ei joo, siis tuleb hakata jooma. Ja teine on siis, et kas ma liigun piisavalt. Kui ma piisavalt ei liigu ja kui mul ei ole liikumise harjumust, siis võiks ennast natukene kloppida, et kellel on siis näostursed, lihtsalt klopite sõrmeotstega, mitte kõvasti, aga õrnalt. Kõik kael, kõik rind, käte ja rindkere peal võib täitsa niimoodi plaksutada kõvasti, nii et te tunnete, et hakkab nagu selliseid nõelu lööma. Siis te saate aru, et teil lümfi ja vereringe hakkas käima, närvid hakkasid sealt vahelt nagu impulsse saatma ja teie enesetunne läheb palju paremaks. Ja kui te ennast klopite iga päev, siis te märkate samamoodi, et teie jume hakkab paranema, et silm läheb selgemaks. Otse silmade hägusus on ka üks selline, mida väga palju inimestel näeb, aga tänapäeval läheb ka silm häguseks läbi nende vaktsiinide, mis inimestesse süstitakse. Et siis sealt väga raske niimoodi ennustada, aga lisaküsimusega saab ka selle teadmise kätte. See oli päris hea vihje. Selle eelmise küsimuse kohta siis kõhugaaside osas tuli kommentaar, et on hommikuti, tulebki paar puuksu voodis enne ärkamist ja siis uuesti järgmine hommik ja niimoodi on juba pikalt olnud. Siis ongi vaja läbi mõelda, mida ta päeva jooksul sööb, sest hea seedimise juures peab päeva jooksul söödud toit tulema välja järgmisel hommikul. Aga elu näitab, et see ei tule niimoodi, et seal on seiskumine 1 päev ja 2 päeva, mõnel isegi nädalaid. Et seal on ikkagi, või siis on teine asi, võib olla veel lõtvsoolestik. See on üks teema. Siis võib olla allavajunud soolestik ja siis võib olla ka see SIBO, kes teab, mis SIBO on. Ma inglise keelt ei valda, see on ingliskeelsed tähed, et see on bakterite üleküllus soolestikus ja see üleküllus siis omakorda jaguneb nii, et need head bakterid on vähemuses ja need patogeensed bakterid on enamuses. Ja võib-olla see inimene ka joob liiga palju smuutisi või sööb sellist püreestatud toitu. Et tänapäeval on trend selline, et kõigil on smuutid ja mõni ei söögi hommikut, joobki ainult smuutisid. Neil ei teki üldse seda magu ei hakka tööle. Tal ei ole midagi teha, sinna tuleb valmis mass. Ja võib-olla ka see probleem veel, et kui inimene sööb, siis ta joob mingit külma jooki peale. Palju räägitakse meditsiinis, et ei tohiks üldse, see on selline kaheti arvamus, et mõned ütlevad, et peab jooma, mõned ütlevad, et ei ole vaja üldse juua. Tegelikult, kui on joomise harjumus söögiga, siis ei tohiks juua külma jooki ja ei tohiks juua mullijooki. Et see jook peaks olema kas soe või vähemalt toatemperatuuril. Sest kui me sööme toitu, meil maas on kraade 40
aga kui me joome külma toidu peale, siis aju saab signaali, et toit on seedinud, võid lasta sinna 12 sõrmikusse, aga toit ei ole veel seedinud ja siis läheb selline pooltoores toit sinna seedetrakti ja võib tekitada seal segadust. Okay. Tuli siin kommentaar siis selle sama kohta, et WC-s käib igal hommikul nagu kellavärk ja smuutisid ega külmavett ei joo, aga toasooja vett. Nii et... Aga siis küsime seda toortoitu. Aha. Kas toortoitu sööd ja kas palju sööd? Salateid, jah. Salateid, jah. Järelikult seal salatis peab üks komponentidest vähemalt olema, mis ei sobi tema soolestikule. Katsetagu need järgi, mis seal salatis on. Võib-olla ei sobi kapsas, võib-olla ei sobi sibul, võib-olla ei sobi küüslauk, võib-olla ei sobi... No, võib ka olla lihasööjatel selline, et tavaliselt liha on väga raske seedida, eriti just sealiha on väga raske seedida organismil ja sealiha seedub kõige kauemini meie seedetraktis ja sealt võib jääda selliseid suuremaid toiduosakesi, mis lähevad seedetrakti, mis ei ole lõpuni veenestatud hammastega ja läheb seedetrakti ja see hakkab siis ütleme seal neid väikseid gaasimullikesi tekitama, aga ta laseb need välja, ma eeldan, et ta on suht noor inimene ja et ta on liikuv inimene ja et tal on seedetrakt üsna heal järjel. Ma ei kuule sind, Elo. Ütle uuesti. Ütle aitäh, et ta hakkab katsetama, et on 41 ja liigub küll. Ja, just. Et las katsetab ja kunagi siis tuleb meile ja esitab, ütleb, kuidas töötas see katse-eksitusmeetod. Hästi. Kui kellelgi on äkki veel mõni küsimus, siis võib avada ka mikrofoni ja küsida. Kuna see oli mu esimene Zoomis esinemine, siis ma küsin Svea käest kui meie pommo, et kas vastas ootustele minu jutt? Jah, aitäh, Külli. Minu arust on veel palju parem kui tegelikult mis ma isegi, minu isiklikud ootused oleks olnud, et see oli ikka kordades ikkagi parem. Et seda infot on nii palju ja see on nii hea ja kasulik info. Ma mõtlen, et ma rääkisin natukene teise nurga alt, kui siin on harjutud kuulama, et võib-olla selles mõttes natukene oli põnevam ka. Oli väga hea. Ja minul on isegi ausalt öeldes, ma tänan Külli, nii huvitav ja mul on mitu küsimust, et ma ei tea, et ma tean, et meil on siin juba üle tunni on läinud, samas meil vist seda piiri ei ole pandud, et mul endal tekkis mitu küsimust. Kannatab ajaliselt, minul kannatab aeg küll, minul on vaba reede õhtu täna. Ja kõigepealt, vabandust. Vabandust, järsku tuli suur lasterünnak. Et kõigepealt see, et kus see mõte üldse tekkis. Sa kulistad. See mõte, kust üldse tekkis, et see high fiberist, mis ta siin rääkis. Jah. Et Svea meil nüüd hangus, sest et tal on ühendus Itaalias natuke kehva. Vahel ikka juhtub, muidu pidas isegi hästi vastu, aga ta kindlasti tuleb kohe tagasi. Et küsimus esitada. Nii.
Nii, ma vist hakkasin hakkima. Ja sa kadusid ära, jah. Rääkisin siis sellest high fiberist, millest meil üldse see mõte tekkis, eks ju. Et miks on high fiber siis parem kui teised kiudained, mis me saame näiteks teraviljadest. See tegelikult meil on teraviljad mürgitatud, Külli rääkis, et see mind väga kõnetas, et mis iseenesest me teame ju, et meil kõiki neid vilju ja taimi mürgitatakse, et mis minu jaoks oli täiesti siuke aha-efekt või selline moment eelmine kord. Et miks kiudaineid saada high fiberist? Ja just, et kui neid kiudaineid ei jätku, siis on igal juhul parem võtta seda high fiberit, mis on just kiudainete allikaks tehtud ja see on kontrollitud toorained ja seal on need sertifikaadid kõik juures, et ta on puhas tooraine ja ei kasutata geneetiliselt muundatud tooteid. Ja kui me ostame poest siis seda toiduks valmistatavat juurvilja, mis on kõik väetiste ja ütleme herbitsiidide ja pestitsiidide allikas, mida me peame sisse sööma, siis igal juhul see on nii puhas ja me saame sellest, seal on mõõtetops kaasas või see kulbikene, et selle kulbist me saame terveks ööks endale sellise abilisega, olenemata, kas me päeva jooksul toidust oleme saanud kiudaineid või mitte. Ja kui me nüüd neid kiudaineid, läks natuke jälle lappama, et olenemata, kas me saame ja tegelikult, kui me toidust ka saame, siis me ei saa piisavat kogust, sest me vajame 20 grammi kiudainet. Aga kujutage ette, kui palju me peame seda juurvilja päeva jooksul sööma, et sealt 20 grammi kiudaineid välja enda jaoks või mitte välja, aga enda jaoks sisse süüa. Me ei suuda süüa nii suurt kogust. Ma pean vette vahele. Aga nüüd, kui me võtame selle väikse kulbikese sealt seda kiudainet ja segame selle kas oma mingi õhtujoogi sisse, seda võib veega segada, seda, kes on piimajoojad, ärge jooge keefiri ega piima, jooge petti, siis on parem. Pett on palju parem kui piim, seal ei ole seda piimamolekuli, mis seda kaseiini meile soolestikku annab, mis on ka selline kleepaine, mis ei lase toitainetel imenduda. Et jah, aga mul jäi vist see sibo jäi nagu pooleli. Sibo on siis see bakterite üleküllus ja kellel see on diagnoositud, siis või kes tunneb, et tal see high fiber nagu ei sobi, siis tema võiks mõelda, et tema bakteriaalne foon on üleküllastunud. Ja tema võiks tarbida sipelgapuukoort 1 purgitäie 2 hommikul, 2 õhtul, soovitatavalt enne sööki, kui magu kannatab. Kui magu ei kannata, siis söögi ajal või pärast sööki. Et sipelgapuukoor on meil selline, kes tegeleb bakteritega ja ta võtab sealt mittevajalikud bakterid, sorteerib välja, teeb nad kahjutuks ja viib ka soolestikust välja, et selles mõttes see on üks unikaalne puu meil looduses kasvama pandud looja poolt, et me peame olema õnnelikud, et meil on selline võimalus seda tarbida nii lihtsate võtetega enda keha toimima panna. Ma korra veel tuleks sinna kiudainete juurde tagasi, kui tohib. Tekkis endal selline küsimus, et kas sa räägiksid natuke lähemalt? Ma tean, et kiudained on nagu inuliin, siis nende kasulike probiootikumide siis nagu toiduks, et neil on seda vaja. Aga kas kiudainel on veel mingeid funktsioone meie kehas? No kiudained aitavad jämesooles liigutada seda toidumassi. Kui see toidumass lükata sinna tavalisse torru, siis ei toimu mitte midagi.
seal jämesool on selline laineline organ ja seal sees on silelihased ja need lihased kogu aeg peavad liikuma ja töötama. Need peavad olema hüdreeritud ehk siis vett peab olema nendes ja see mass peab kogu aeg liikuma selle lihasjõu abil. Aga kui kiudaineid ei ole, siis see mass libiseb sealt läbi ja siis ongi, et me ei saa tulemuseks sellist korralikku banaani. Meil tulevadki kas pabulad või tuleb mingi selline koorne mingi mass või mingid tükid või ka segamini toiduosakestega või tuleb üldse selline vedelollus. Et sellepärast on kiudaine ülioluline, et kiudaine satub sinna jämesoolde ja siis tema on see transportööline, kes aitab selle, ütleme siis selle tooraine viia tarbijani ehk siis klosetti. Hästi. Ja minul on veel küsimusi. Palun. Mul siin järjest kogu aeg, ma ei tea, kes mind tunneb, siis nad teavad, et mul vist tekib 100 küsimust alati. See väga hea küsimusi tekib, siis inimene on huvitatud oma tervisest ja teadmiste pagasi täiendamisest. Et mul on need fermendid, eks ole, et meie assimilaator, minu arust see sobib nagu kõikidele inimestele, mul on siuke tunne, aga mul on siiski olnud kokkupuude sellega, et ühele inimesele see ei sobinud. Nagu, kui ta võttis assimilaatorit, siis tal tekkis iiveldus, gaasid, raskustunne, kõik, et see täpselt ei sobinud talle. Et kas sa arvad ka, et see võib olla lihtsalt mingi ainetalumatus või võib seal midagi muud taga olla? See ei ole assimilaatori süü, see on selle inimese tervis on nii käest ära lastud. Tema esimene iiveldus on alati sapipõie mitte töötamise tulemus. Iiveldus alati seotud sapipõiega. Sapipõis on meie seedetrakti nagu kuningas. Et kui teda ei ole, siis õiget seedimist ei tasu loota. Et siis peaks sellele sapile. Kõhnääre näiteks ei tööta, siis pannakse sulle insuliin peale ja käib küll. Teed ja insuliin peale ja ongi hea. Aga kui sappi ei tule, siis ei tasu loota. Siis su keha on kogu aeg näljas, sul ei ole toitained, sa lähed ruttu vanaks, su nahk läheb selliseks lodevaks, väga noores eas juba hakkavad lihastoonus hakkab langema, sooled vajuvad alla, siseorganid kõik vajuvad alla. Kui tal ei ole seda, mis teda hoiab, siis gravitatsioon lihtsalt teeb oma töö ja kehal ei ole vastupanuvõime. See ei ole üldse assimilaatori söö. Pangu endale ka käsi sinna sapipõie peale ja koputagu aeg hommikul üles, mis sa magad siin. Hakkan juba Jansu juttu rääkima. Kas sa saad? Suured tänud. Ja siis mul on veel üks küsimus. Seoses refluksiga, et seal alguses oli ka juttu sellest, et üles tuleb. Et nii palju, kui mina olen uurinud või olen küsinud erinevatest kohtadest, siis on kogu aeg öeldud, et selle vastu ei saagi mitte midagi, et ongi see ainult mingi teatud valitud toit vist ja siis, et vesi. Et oskad sa midagi lisada sellele soovitada, sest et ma tean, et väga palju inimesi just selle refluksiga hädas. See ümarlihas, mis hoiab seal söögitoru all, hoiab seda toidumassi kinni, et ta ei saaks üles tulla. Kui tal see maoappeesus ei ole õige, siis see rõngas lihas lõtvub ja hakkab sealt tal nagu tagasi lööma seda toitu. Võib-olla ta ongi selliste elukommetega, et ta pikutabki peale tööd, siis see avaneb veel kergemini.
et kui me oleme püsti, siis tal on nagu raskem üles tõusta, kui me oleme pikali, siis me anname talle sellise soodsa tingimuse loome, et ta saabki avaneda ja sealt tiksubki. Tal hakkab kas kõrvetama või tekib selline, ma ei tea, eesti keeles on, soome keeles on närestus. No need rõhitused. Et siis ta peaks nagu pöörduma mõne teadja inimeste või ikkagi spetsialisti poole, kui arst ütleb, et seda ei saa, et paneb talle ainult need maakaitsevahendid sinna iga hommikuselt võtma, siis jah, ta peaks nagu otsima alternatiivi poolt endale abi. Aga talle ei hakka need toidulisandid tööle, kui tal organid on juba nii kaugele lastud, et need iseenesest vegetatiivsel moel ei tööta. Siis nagu peaks pigem mingi leidma massööri või kellegi, kes teab seda inimese. Ja võib ka ise inimese anatoomiat ja füsioloogiat natuke uurida, aga meil on doktor Google on küll selline kõike teadja, aga seal on alati, et selle informatsiooni peab, et sa võid usaldada, aga pead üle kontrollima. Et kas ikka on nii. Aga muidugi kõigepealt vaadaku oma söömisharjumused üle ja liikumisharjumused ka. Et selle taga on kõik. Kui me ei kõnni, istumine tapab. Ja see on aeglane, aga kindel tee sinna lõpupoole. Aitäh sulle. Siin ma vahepeal korras nägin, et Epul oli käsi püsti. Kas see soovib küsida midagi? Või läks kogemata see on sinna võib-olla pihta. No vist läks kogemata pihta siis. Aga ma arvan, et me võime tänada Küllit, et ta tuli meile oma teadmisi jagama ja kõigile muidugi, kes osalesid. Nii et lihtsalt väga suurepärane peaaegu 1,5 tundi on olnud, et ka mina sain väga palju uusi teadmisi siit, et olen hästi tänulik. Ja super on alati kuulata inimesi, kes oskavad nagu lihtsalt ja arusaadavalt asju lahti seletada. Nii et tänan kõiki, kes vaatasid. Mina tänan kõiki, kes kuulasid ja tänan teid ka selle eest, et tahate ikkagi uusi teadmisi saada. Et see teadmiste omandamine, see on kõige A ja O. Ja see on meie ühiskonna või terve maailma ühiskonna üks puudujääk, et seda koolis ei õpetata. Õpetatakse liitmist ja lahutamist ja selliseid asju, mis tegelikult elus üldse vaja ei lähe, aga sellist praktilist elu ja eluks vajalikke teadmisi neid napib.